tunne on kogeda UNESCO maailmapärandit? Väga tore. Siin on ma olen väga uhke eestlane olla, sest meil on nii ilus vanalinn. Muidugi meeldib, iga aastaga läheb ilusamaks. Õhtul on muidugi natukene hullem seis, sest kui inimesed eriti reedeõhtutel joovad, möllavad. Ma ise elan Hollandis, ma tulin praegult suveks Eestisse ja tõesti tore on tunda seda, et ma olen eestlane ja see on minu kodu. Mis tunne on kogeda UNESCO maailmapärandit ise? Väga uhke tunne on. Vanalinnas on alati ilus. UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvad looduslikud ja kultuurilised paigad, mis pole väärtuslikud vaid ühe riigi ja rahva, vaid kogu inimkonna jaoks. Eestist kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja lausa mitu paika. Üks neist ongi haruldase tervikuna säilinud Tallinna vanalinn. Ja mis siin imestada, 13. sajandil olla just siin langenud Taani lipp taevast alla. 17. sajandi lõpus hakati rootslaste juhtimisel ehitama võimsaid salakäikudega bastioneid ja 16. sajandil olnud Oleviste kirik maailma kõige kõrgem hoone. Tartu tähetornis on aga UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Struve geodeetilise kaare kõige tähtsam punkt. Tartus juhtis Friedrich Georg Wilhelm Struve 19. sajandi alguses mõõtetöid, mille abil taheti teada saada, kui suur ja mis kujuga meie koduplaneet on. Et mõõtmine algas siit, sai ka põhja-lõunasuunaline meridiaan just Tartu järgi nime. Tere! Tervist! Ma otsin Tartu meridiaani naba. Aga see on siin samas. Ja just selle punkti arvutamise eest saigi Struve endale ühel ajal nii magistri kui ka doktorikraadi. Teine suur asi, millega siis Struve tegeles, oligi meie Tartu tähetorn. Ja siin ta oli ihu ja hingega igal pool küljes. See asi oli üks tema lemmik tööriistadest. See on Fraunhoferi suur refraktor. Oma aja kohta üks kõige paremaid teleskoope üldse. Aga kõnniks veel tema jälgetes. Lähme sinna üles tähetorni tippu ka. Aga lähme. Ja vaade on teil siin võimas. Aga vaevalt, et Struve ise seda nautis, eks ole. Tema ilmselt oli siin torni sees ja pigem öösiti ja pigem läbi teleskoobi vaatamas. Ja, siin sees ta tegi enda tähtsaid vaatlusi öösiti, mille kõigega seoses. Aga see ongi siis nüüd see meridiaan, mis läheb sinnapoole Musta mereni ja sinnapoole Põhjamereni välja. Struve kaare punkte on säilinud 10 riigis üle kogu Euroopa. 1827. aastal hakkas tema meeskond mõõtma maad Simunast Võiverre ja neid märke saab külastada tänagi. Ja selleks oli tal siis kasutada tollel ajal väga moodne instrument, mille ta tellis omale Pariisi ülikoolist. Korraga sai siis mõõta 8 meetrit ja siis jälle uuesti see instrument üles sättida. Ja niimoodi siis tuldi Simunast Võiveresse peaaegu 3 nädalat. Nii et aega nõuda töö. Kui meie tahame kuskile jõuda, siis saame kasutada GPS-i. GPS kasutab aga triangulatsiooni ehk kolmnurkade kaudu vahemaade arvutamise süsteemi. Just seda pruukisid ka Struve ja tema kolleegid vägagi praktilisel põhjusel. Kui sul jääb midagi ette, on see mõni hoone või mõni veekogu, siis sa selle 8-meetrise mõõdulatiga ju enam ei mõõda. Ehk siis nad läksid nagu jänesehaakidega Tartust põhja ja lõunasse, aga kui täpne see töö siis oli? 2000. aasta alguses, kui alustati siis UNESCO maailmapärandi nimekirja kandmist, siis tuldi ja uuesti mõõdeti see siin üle ja nende 2 mõõtmise erinevus on 1,4 sentimeetrit. Nii et 4,5 kilomeetrit ja mõõtmise erinevus on 1,4 sentimeetrit, nii et said väga hästi hakkama. Struve mõõtmiste erakordne täpsus ja väga suur teaduslik väärtus on põhjused, miks UNESCO just selle mõttelise kaare oma nimistusse võttis.